rahvas, oleme kogunenud siia saali, et saada oma küsimustele vastused. Kahjuks, nagu näete, teie ette on tulnud ainult 2 volikogu liiget. Olen nüüd siis natukese üle nädala püüdnud siin vallas siis toimetada. Kas nüüd on kuulda? Ikka ei ole. Äkki ma pean lähemale tulema? Ja proovime hästi kuulekalt kuulata. Üks selline nii-öelda ametlik kanal, kuidas inimesi kaasata, on olnud see, et valla inimesed on kaasatud vallavalitsuse töösse juba. Siis kuivõrd kõik ei saa paraku valitsuses olla, siis on oodatud see, et inimesed oma ideedega, arvamiste, vajaduste, ettepanekutega tuleksid ka ise vallavalitsusse neid esitlema. Teisalt on vajalik ikkagi vast korraldada kas või taolisi kokkusaamisi kui täna, et vahetult jagada informatsiooni sellest, mis on kavas ja mis on jõudnud toimuda või mis on olnud probleemikohad, millised on arengud nende lahendamisel. On veel üks teema, mis siin nüüd selle väikese aja jooksul on nagu jäänud kõrva, on see, et põhimõtteliselt on olemas teil külavanemad. Aga külavanemate institutsioon sisuliselt ei tööta, et see on äärmiselt formaalselt kunagi kuidagi paika pandud, et võib-olla peaks ka seda poolt vaatama üle. Sest iseenesest on märgata see, et Mäksa valla, küll võib-olla mitte kõik, aga päris mitmed külad on üsna aktiivse tegutsemislaadiga. Et võib-olla peaks proovima seda kuidagi üles võtta, toetada ja ikka eesmärk on see, et info jõuaks mõlemat pidi võimalikult kiiresti ja adekvaatselt. On olnud juttu ka sellest, et inimesed ei tea oma õigusi, mida nad võiksid vallast tahta või saada, et ilmselt on mõistlik neid võimalusi ka üle korrata. Samamoodi oleks siis oodatud kõik võimalikud ka teiepoolsed küsimused, et vastuseta need ei tohi jääda. Ja minu isiklik arusaam on selline, et vastata tuleb selliselt, et inimene mõistab seda vastust, et ta saaks küsimusele selgituse, et ei jääks mingisuguseid lahendamata asju õhku. Et juhul, kui on olnud probleeme sellega, paljudes kohtades ei ole Mäksa teema üksinda, et kasutatakse palju kantseliiti, mida ei ole võimalik aru saada, siis selles osas taaskord vallavalitsus püüab anda selle parima, et oleks kirjutatud võimalikult arusaadavalt. Ja kui ei ole võimalik ikkagi aru saada, siis tuleb ka suuliselt kas või juurde rääkida. Aga tähtis on öelda, kui ei saa aru, palun küsige, siis on võimalik vastata, siis saab asjaga ka edasi minna. Läbipaistvus. Kuidas tagatakse maksumaksja raha kasutamise otsuste tegemise läbipaistvus? Läbipaistvuse tagamise kõige lihtsam vahend on loomulikult avalikustamine. Kui on tegemist määrustega, mis ei ole kellelegi otseselt suunatud, vaid on suurema grupi jaoks, siis tavapärased avaldamise kohad on valla koduleht, raamatukogu, vallavalitsuse kantselei, aga ilmselgelt selleks, et see jõuaks paremini kohale, tuleb neid avaldada ka vallalehes. Juhul, kui need tekstid peaks pikad olema, siis vähemalt kokkuvõte või ülevaade, et oleks teada, et midagigi on toimunud ja saab selle kohta kas või edaspidi täpsemalt uurida ja küsida. Vallavalitsuses tuli jutuks ka see, et üks hea avaldamise koht on ka Facebook. Et tõenäoliselt jõuab osade vallaelanikeni ka Facebooki vahendusel kõige paremini. Sealt kaudu on võimalik ka küsimusi küsida, arutelusid teha, nii et miks mitte seda kasutada. On olnud nagu ka see mõte, et kui jutt on siin nüüd raha kasutamise kohta, seadus annab meile teatud sellised nõuded, kuna peavad olema rahaasjad üleval. Et nüüd eelmise aasta lõpus pidid olema üleval eelarveprojekt tähendab, selle juurde seletuskiri ja nii edasi.
Lisaks sellele, kuni nüüd eelarve vastuvõtmiseni peaksid saama sinna nende dokumentide kõrvale üles ka kõik rahanduskomisjoni arutelud, et oleks näha, mille üle on arutatud, kuidas on arutatud, mida on peetud prioriteetseks või vähem prioriteetseks, kes on saanud raha, kes mitte. Et kogu see mõttekäik peab olema nähtav. Praegusel hetkel on sellise avalikustamise juures mõningad puudused, mille nüüd katsuks lähitulevikus ära korraldada, sest praegust eelarveprojekti näha ei ole, kättesaadav ei ole, seletuskirja ka ei ole, aga need saavad nähtavaks. Kui see eelarve on siis nähtavaks tehtud, vastu ka kunagi võetud, siis sealt edasi hakkab nüüd eelarve täitmine. Teie huvi, ma saan aru, on see, et näha, kuhu läheb see raha, mis on eelarves olemas, planeeritud. Ettepanek on see, et näiteks kodulehe vahendusel hakata andma kvartaalselt aru selle kohta, kui palju kvartali jooksul on raha kulunud ja milliseid vähemalt suuremaid kulutusi on siis tehtud. Et tõenäoliselt ei ole ju vaja lugeda ette igasuguseid tšekke, kui on toitu ostetud või muud taolist, aga vähemalt mingi selline põhjalikum ülevaade ilmselt võiks olla. See on kogu aeg või? Võib-olla, ma ei ole seda näinud. Sel juhul seda igatahes jätkatakse, see on võimalik saada seda infot. Alati on võimalik küsida. Vallavalitsus ei ole riigisaladuse kandja. Tegemist on avaliku majaga ja seal olevat infot, mida ei tohiks avaldada, on äärmiselt vähe. Et avaldamisele ei kuulu delikaatsed isikuandmed eelkõige, eks ole. Poolikud dokumendid ei kuulu avaldamisele, aga need asjad, mis on otsuse saanud, lõpule viidud, neid on põhimõtteliselt kõigil võimalik kätte saada. Et kui on küsimusi, siis küsige. Teabenõude korras on võimalik saada kätte ka paljusid dokumente, üksikuid, nii et infole juurdepääsuga, et tegelikult ei tohiks mingisugust probleemi olla. Järjepidevus. Kuidas tagatakse omavalitsuse töö järjepidevus? Ma küll päris täpselt ei tea, mida selle all on silmas peetud, aga ma oletan, et siin on praegu kõne all see, et vallas on päris olulised ametikohad vahetunud, vahetumas või tühjad. Et kuidas selles olukorras hakkama saada? Sekretäri töö jätkamisega me tõenäoliselt tuleme toime. Eks mõnevõrra läheb loomulikult aega uue inimese sisseelamisega, aga ta jätab sellise mulje, et ta on küllalt hakkaja, küllalt arusaaja, et võib-olla kauem kui kuu aega sellist erilist tööpeetust olla ei tohiks. Nüüd teine koht on pearaamatupidaja koht. Ilmselgelt on see kõigile teada selline tulikoht olnud. Pearaamatupidaja leidmiseks, kuna leping raamatupidamisfirmaga lõpetati eelmise vallavanema poolt ära päevapealt, siis päevapealt katkes ka teenuse osutamine. Praeguseks oleme tegutsenud nüüd ilma pearaamatupidajata. Raamatupidaja Tiiale on langenud praegu päris suur koormus, aga tundub, et ta on päris tubli. Eks tal on raske, aga ta ei nurise otseselt või vähemalt mitte avalikult ja ta siiani on tulnud tööga toime. Sellise tagavara variantina on raamatupidamise osas, juhul kui siiski keegi ei osutu sobivaks kandidaadiks või kui millegipärast et ta ei taha tööle tulla, mis iganes, on ka Marje Võõbusega meil olnud juttu, et seesama EFTA on valmis pakkuma abi ja tänu Marje Võõbus oleks see inimene, kes aitaks vähemalt eelarve koostamise osas selle raske aja üle elada. Sellised on olnud praeguseks jutuajamisel. Aga eelkõige praegu ootame ära selle, et mis saab nendest sooviavaldustest ja siis saab vaadata, kuidas edasi. Ei ole põhjust arvata, et eelarve jääks vastu võtmata. Eelarve kavand või selline, esialgne variant on ju koos. Seal on vaja mõningaid korrektuure teha
ja aega on märtsikuu lõpuni. Nii, nüüd eetika teema. Kas on eetiline, et maksumaksja raha eest maksti 3000 eurot Elina Madalile koos ülesandega leida juriidilist alust Taivo Tali umbusaldamiseks ning hiljem pandi Elina Madal ise vallavanemaks? Kas see tegevus on eetiline volikogu poolt? Kas see on eetiline Elina Madala poolt? Tahaks nüüd natuke täpsustada. See 3000 eurot summa mõttes vastab faktiliselt tõele, selles ei ole kahtlust. See ülesanne, millega pöörduti minu õigusbüroo poole, ei olnud mitte Taivo Tali umbusaldamise juriidilise aluse leidmine, vaid minu kaasamine revisjonikomisjoni töösse 2012. aasta septembris. Ja selles revisjonikomisjoni koosolekul töös ma siis ka ju osalesin. Me käisime vallavalitsuses, vaatasime dokumente, mis revisjonikomisjon oli leidnud, et on probleemsed. Need puudutasid küll suures osas Taivo Tali tegevust, kuid eesmärk ei olnud mitte leida alust tema umbusaldamiseks, vaid eesmärk oli teha selgeks, kas selles tegevuses esineb rikkumisi või mitte. Ega ei saa enne hakata kedagi umbusaldama, ehkki umbusalduseks ei ole otsest põhjustki vaja, vaid oli vaja saada selgus, kas üldse on probleemi olemas. See, et keegi tunneb, et äkki on probleem, ei ole samavõrd, kui et me teame, oleme veendunud ja on tõendatav, et on olemas probleemid. Kas selline tegevus on eetiline volikogu poolt? Ma tegelikult ei saa aru, et miks siin peaks olema probleemi. Kas selline tegevus on eetiline minu poolt? Osutades õigusteenust 2012. aasta septembris, natuke ka jäi oktoobrisse, ei olnud kindlasti minul kavas mingisugust Mäksa vallavalitsuse paleepööret korraldada. Minu ambitsioonis ei olnud kindlasti mitte vallavanemaks pürgida. See, et teie probleemid kulmineerusid alles selle aasta jaanuaris, see on nüüd paraku siis volikogu ilmselt selle puuduva osa temaatika. On olnud küsimusi selle kohta, et mispärast üks vallavanem umbusaldati, võeti kohalt ära ja kohe teine asemele. Siin on sellised tehnilised probleemid, miks nii tuli teha. Vallavalitsus eelmine koosnes 3 inimesest, vallavanem pluss veel 2 liiget. Juhul kui vallavanemat oleks umbusaldatud, siis oleks võinud kumb vallavalitsuse liikmetest asuda vallavanema KT-ks senikaua, kuni otsitakse uus inimene. Keegi neist ei olnud nõus, mis tähendab, et KT kasutamise variant langes ära. Seetõttu, nagu ma aru olen saanud nüüd revisjonikomisjoni liikmete jutust, ma pean tegelikult silmas Aarnet, siis volikogu pidas läbirääkimisi mitmete inimestega ammu enne mind. Kui umbusalduse hääletus toimus esmaspäevasel päeval, siis minuga võeti kontakti vahetult eelneval laupäeva hommikul. Ainult selline kontakt. Meie kontakt Vaikega ja kui mu mälu ei peta, siis ka nende 2 revisjonikomisjoni liikmega on saanud alguse või toimus 2-3 aastat tagasi ühel koolitusel. Nad osalesid Juunika koolituse korraldatud volikogu liikmete koolitusel, kus mina olin lektor. Ma mäletan seda, et kui me nüüd uuesti kohtusime, et nad küsisid mu käest palju küsimusi, aga ma ei teadnud, kust vallast nad on või mis nad täpsemalt teevad. Aga see on olnud meie kontakt. Sealt said nemad minu andmed ja selle järgi oskasid nad mind ka üles otsida eelmise aasta septembris. Rohkem meil ühtegi sellist tutvust või põhjalikumat ei ole olnud. Mis järgneval 8 kuul Mäksa vallas muutub ja kuidas see vallakohalike elu mõjutab? Tahaks öelda, et igasugune asjaajamine saab olema konkreetsem ja selge. Olen kuskil foorumis juhtunud lugema, mida ma küll paraku liiga palju ei loe, et
on rahval hirmud, et nüüd hakkab kõik käima ainult kirjalikult ja kohutavalt aeglaselt. Selliste hirmude maandamiseks tahaks nüüd kinnitada seda, et haldusmenetlus peabki käima kirjalikult. Et siin ei ole teie jaoks kindlasti mitte midagi uudist. Asjad tõesti ei käi nii, et kodanik helistab ja ütleb, mul on vaja mingisugust toetust, mingisugust luba, mida iganes. Tuleb esitada avaldus. Sellele vastatakse esimese võimaliku kiirusega. Ei ole ühtegi põhjust venitada vastamisega. Seadus lubab vastata 30 päeva jooksul, teabenõuded välja arvatud. Seega maksimaalne aeg, mis olla võib, on seesama 30 päeva, aga me oleme rääkinud ka vallaametnikega, et me seda 30 päeva täis ei venita. Me vastame kohe nii kiiresti, kui on võimalik. Ma olen aru saanud sellest, et on olnud probleeme, et mingisuguseid tähendab, et inimesed tahavad kiiret vastust või mõnda kiiret luba sellepärast, et tal kuskil tähtaeg on kukkumas. Selliseid asju tuleb ka teil endal paremini planeerida, et oleks piisav ajavaru, et vallavalitsus saaks anda dokumendi välja. Tuleb mõista seda, et vallavalitsuses ametnikud ei otsusta üksipäini. On olemas aparaat, seesama 5 inimest, kes nüüd esmaspäeval kinnitati, kes otsustab absoluutselt kõigi küsimuste üle. Need toimuvad vallavalitsuse istungid kord nädalas, kolmapäeviti. Nii et kui teil on sellised kiiret lahendamist vajavad probleemid, püüdke arvestada selle ajakuluga. Kui millegipärast ei ole võimalik ja ikka on kiire, siis tulge ikkagi. Igasugused erandolukorrad tulevad kõne alla, ikka juhtub, aga seda on vaja rääkida ja see ei saa kujuneda ka süstemaatiliseks. Ma ei tea, kas see on muutus, aga ma tahaks kinnitada seda, et valla kodanikud on kindlasti oodatud suhtlema, oma soove avaldama. Et kui siin on rahva hulgas ideid, siis tuleks nendest rääkida. Umbusaldamisest ma ei räägiks täpsemalt, sest see on pigem jällegi valla volikogu rida. Küsimus, kas uuel vallavanemal on plaanis võtta kultuuritöötaja? See on plaanis. Praeguses struktuuris on kirjas täitmata juristi ametikoht, mis läheb jagamisele tehnilise sekretäri, kultuuritöötaja ja arendusnõuniku vahel. Millises proportsioonis täpselt, see on alles otsustamisel, aga lähemas tulevikus saab see täidetud. Küsimus on vallavanema nägemus kultuuriaidast. Minul selline nägemus puudub. Ma ei tea, mis see täpselt on. Me täna sõitsime Raustratiga natukese mööda valda ringi. Ma arvan, et ma nägin selle maja ära, aga mul ei ole mingisugust nägemus selle kultuuriaida osas. Vallavanema nägemus hooldekodu Härmalõnga raamatupidamisest. Siin ei ole nüüd enam nägemusega tegemist, siin on väga konkreetsete asjadega tegemist. Plaanide kohaselt 1. märtsist tuleb Härmalõnga raamatupidamine vallavalitsuse raamatupidamise hulka. Ehk siis kõik dokumendid, mis puudutavad raamatupidamist, tuuakse ära vallamajja. Absoluutselt kõik paberid, need algdokumendid, tšekid, arved, lepingud käivad läbi vallavalitsuse. Nii et ta nüüd muutub üheks osaks vallavalitsuse raamatupidamisest samaväär, nagu on kooli raamatupidamine või raamatukogu oma või milline teine iganes vallaasutuse oma. Seejuures Härmalõnga raamatupidaja ei tule valla alla tööle. Raamatupidaja leiab rakenduse Härmalõngas, see on tema soov olnud. Nii et see probleem peaks olema lahendatud. Eelmine vallavanem tahtis kokku kutsuda korteriühistu juhatusi, et arutleda milliste korterite kütteprobleemide teemadel. Kas praegusel vallavanemal on sellest mingi nägemus? Sellest teemast ei ole ma teadlik olnud, aga kui on ühistul soov kokku saada, siis seda absoluutselt kindlasti on võimalik teha. Aitäh! Palun siia siis Taivo Tali.
ei ole nii palju rahvast näinud, kui ma siin olen olnud, et mul on ääretult hea meel. Ja ma tänan teid toetuse, heade sõnade ja mõistmise eest. Et need päevad või 2 nädalat on päris rasked olnud. Tegelikult on raske olnud pool aastat ja head sõnad ja toetus on olnud alati teretulnud. Ja see, milline toetus põhimõtteliselt oli, see tegi nagu südame väga soojaks, seda ma olen ka inimestega rääkinud, kui pärast olen siia tulnud. Ja mul on selles mõttes hea meel, et inimesed saavad aru sellest rahvademokraatiast, nii on nagu see õigel kujul võiks olla. Ja tegelikult ma arvan, et olukorradki muutuvad maailmas ja võib-olla see rahvademokraatia sellisel kujul, nagu teie siin olete, nagu te olete reageerinud, ongi kõige õigem. Kuidas ta formuleerub või kuidas ta jõuab valitsemisse, et see on iseasi. Aga kui inimene tahab öelda midagi, avaldada soovi, siis ma arvan, on selleks tal väga suur voli ja õigus seda teha. Mul on hea meel, et olles asjad lähevad, et toimivad, et inimesed tulevad tööle, on võtta kedagi ja on nägemus sellest, et sellest on ainult hea meel. Et kultuuritöötajad võiks olla vähemalt veerand kohta. Selle veerandkoha raha, ütleme ühekordselt kuus mõõtuna, ei ole ju kuigi suur. Loomulikult tuleb sinna juurde ka see sotsmaksu pool, mis asja nagu raskendab. Aga seal saab mõelda mõningaid variante välja. Et kavatsus on selle ühe koha arvel saavutada kultuuritöötaja, arendustöötaja ja tehniline sekretär. Et erinevalt härra Talist, mina olen seda meelt, et inimene, kes tegeleb arendusega, tavaliselt ei pruugi tegeleda kultuuriga ja vastupidi. Et need on nagu väga erinevad. Ma ei välista, et neid on ka kokkulangevusi, aga see kokkulangevuse esinemise sagedus on tõenäoliselt väiksem, kui kumbagi eraldi võtta. Mis kaaluks nagu üles selle, et pigem võtaks selle koha peale eraldi inimesi. Aga siin lähema aja jooksul, tähendab veebruarikuu jooksul me peame saama eelarve selles mõttes paika ja selle aja jooksul siis selgub ka nüüd see kultuuri teema. Aga võib-olla kasutaks praegu siin võimalust, et kui on nüüd niimoodi, ütleme, raha on piiratud ja valikuid on 3, võtta arendus, kultuur või tehniline ja tehniline, keda me eelistame? Jätkame küsimus. Puudus on neid kõiki on vaja, aga kui raha ei ole kõige jaoks, siis eelistaks mida? See on ühiskonna probleem, teie enda jaoks on seda vaja. Ei, aga seda ei küsida, te olite teie, keda on vaja. Kui meie tahame kultuuri- ja arendusnõunikku, kust võetakse see raha, et nüüd see muretseda kui nende 3 koha juures on võimalik valida näiteks 1, siis nendest 3 rahvas eelistab keda? Koha peal olles, kellest te rohkem puudust tunnete? Tehnilises sekretäris tõenäoliselt üldse mitte, teil ükskõik, eks ole. Kumb siis, kas kultuur või arendus? Mida me arendaksime? Arendamine läheks ka nüüd, ütleme, ühelt poolt selline võimaluste otsimine, kasutamata võimaluste otsimine, selleks ka nüüd võimalikult palju rahade leidmine, sest meil endal on raha tõeliselt vähe, see on hämmastav kui vähe. Seda enam tuleb püüda otsida väljast, neid võimalusi, kas ka omaosalus oleks minimaalne. Püüda leida neid omaosaluse finantseerimise võimalusi ka teisiti kui ainult valla eelarvest. See saaks olla arendustöötaja teema. Kogu aeg on otsitud raha siis väljastpoolt ka. Kõigi muude tööde kõrvalt jääb selle jaoks lihtsalt vähem aega. Aitäh! Küsimused? No teile niisugune, meil tule veel pärast, aga esimene nii. Teie tegite siin auditi, otsisite Tali kohta, midagi otsisite, on nii? Ja teie ei leidnud finantsdistsipliini rikkumist, on nii? Oot, las ma küsin. Aga mul küsimus seisab sellest. Talil ei olnud finantsdistsipliini rikkumist. Aga teie ise ütlesite, et 1. märtsis enam Ermaling, see raamatupidane jääb ära, on teile küsimus. Kui palju
valla taskus võtsis Vaike Lillemäe oma asutusele raha. Peale seda, mis ta saab iga elaniku kohta 530 euro, nüüd aga saab, enne oli vähem, natuke üle 500. On teil selge, kui palju ta pumpasid rahva raha või? Ei ole, jah. No aga mis põhimõttel teie nüüd otsustasite raamatupidamine teema raamatu kinni panna? Sest et see vastab üldisele põhimõttele. Nii nagu kooli raamatupidamine käib valla kaudu, nii nagu raamatukogud, et ta on samasugune asutus nagu kõik teised. Ei ole ühtegi põhjust, miks tema Loogiline küll. Vot see kosut, mis oli nädal aega tagasi ja see troika, mis istus siin. Ja mina lähen sinna, kui temale umbusaldus tehti. Teate, kuidas see asi oli? See oli asi niiviisi. Selle troika poolt oli terror. Vaike, see või Erika juba tahtis kätt tõsta ja tõstis. Juba läks 4. Kui oleks Erika tõstnud, siis lõpetati ära kõik uuesti hääletama. Erika on inimene, ta on pere, ta ainili. Erika mõtlen, kurat, ma tean seda troikat ja mina parem ei hääleta. Ja kui Erika hääletas, siis võib-olla Jüri Aado ka hääletaks ja oleks see jama kõik lõppenud. Fosfor oli sama. Fosfora helitas vastu. Sirje ja Normes vastu. Aga ma räägin, Erika ju tahtis hääletada vastu. Aga kohe lõpeti ära ja siis kohe tehti tema selgeks, et ei tohi. Ja siis ma räägin, siis Jüri Aadol ei olnud midagi vaja kaotada. Jüri Aado võiks vabalt kui kodanik hääletada vastu ja kõik. Ja sellepärast ma ütlen, et seda jama pole, mis teha, et Sirje saaks valla vanema. See oli kogu esimees. Ma räägin, vot näe, see troika peab, kui need on inimesed ja kui neil südame peal veel midagi, astuma tagasi. Ja miks need ei ole täna siin? Ja peab astuma tagasi ja siis tuleb usu lisa juurdevoolu volikogule ja siis arvatavasti läheb see, muidu ei juhtu midagi. Praegu ei juhtu ja muidu midagi. Praegu ei juhtu midagi ja see, kas ta on seal aukoha peal või ei ole selles, kas ei ole, sest Vaike teeb seda niikuinii endasi, mis ta tahab teha. Samas asemele tuleb samast valimisliidust siis 3 tükki ja kui Vaike juhatab valimisliitust, ta teeb seda majast väljapoole, et kas siis ka muutub? Ei, ta väljaspoolt ei julge enam teha. Tal ei ole nii palju õigus, kui ta ütleb inimese, kui sa teed, ma parandasin teha. Aitäh teile. Võtame seda tagant ühe küsimuse. Võimuliit eelmisel koosolekul lubas või ütles, kinnitas siin, et tema prioriteet on Melliste algkoolalasteaed. Kuna siis hakkab renoveerimine pihta Melliste algkoolalasteaias? Suure suuga lubasti. Ei, see on valavanemale küsimus. No ma arvan, et tema ei oska. Ei, teab küll, tema teab. Mida ei oska oma võimulisi asju ellu viia ja ei ole sellest teadlik, siis teda ootab ka 3 kuu pärast tunnust Ma tahaks öelda seda, et võimuliit ei ole mulle seda ülesannet veel üldse avaldanud, et praegu kuulen siit esimest korda, aga siis küsib Aitäh, palun vaikus. see on mingi avalik saladus. Kas see tähendab, praegu on niisugune tunne, et te olete siia tulnud ette valmistamata? mis mõttes? Otseses mõttes. Tähendab valitsusse kui nii. Materjali läbi vaadanud ja nüüd räägite meile, et või mina ei mitte midagi. Konkreetne küsimus. Seda konkreetset küsimust ei olnud ka siia ette antud, seda ma ei teadnud niimoodi ette valmistada, see on asja üks küll. Eelarve on alles tegemisel, see, kas see sinna sisse läheb või ei lähe või kui suures ulatuses, see selgub hiljem. Mul ei ole võimalik praegu seda öelda. Kuna pihta hakkab? Aitäh. Järgmine aasta kevadel. Andke juurde täna ära. Ükskord hakkab ta nii. Aitäh. Võtame siit ees küsimuse. Palun vaikus. Üldse küsimuse, et milline on teie huvi, kui te tulite siia vallavanemaks? Mis on teie eesmärk või teie huvi nagu selle kohal? Mis motiveeriti? Siis, kui ma olin valmis oma jah-sõna ütlema, see oli siis, laupäeval oli jutuajamine, pühapäev andsin jah-sõna, esmaspäev tulin kohale, oli selles, et selle revisjoni käigus ja veidi nüüd peale seda revisjoni, kui oli vaja seda akti kokku kirjutada ja niimoodi suhtlemist,
jäi mulle see selge arusaamine, et vallas on tugevalt puudus sellest süsteemsest lähenemisest. Et kui te kuulasite ka härra Tali juttu, see jutt on tõenäoliselt südamest tulnud ja aus, aga minu kõrvale kõlab see selliselt, et kõigepealt tehti asi ära, siis vormistati selle järgi sobivaks paberid. Meil on tegemist haldusorganiga. Siin peab olema enne paber ja siis tegu. On võimalik oma tegevusi planeerida selliselt, et kõigepealt muudame ära palga määrustikku ja siis võtame inimese selle palgaga. On võimalik, et ma küsin enne volikogust nõusoleku eelarve aastat ületava lepingu sõlmimiseks ja siis sõlmin lepingu. Et siin on tulnud ette pidevalt seda, nüüd küll volikogu fakti ette seadmist. Asi on tehtud, arvestage sellega. Seda ei tohi olla. Ja minu arusaam oli siis see, et siin on võimalik selliseid asju korraldada ja mu mõte oli, et tulles 8 kuuks on võimalik see süsteem luua, et sügisel uus vallavanem läheb selle pealt edasi. Aga kuskil nüüd esimese nädala keskel hakkas minus tekkima juba hasart ja huvi, eelkõige ka sellest, kuidas teie ise olete olnud aktiivsem. See eelmise nädala koosolek, kus ma küll ei olnud, kuid juttusid on. Siin on olemas aktiivsed inimesed, siin on olemas meeletult ilus loodus. Vaadates kodulehe järgi, kui palju siin inimesed ise teevad, siis tuleb minus ka see huvi, et siin on võimalik asju ajada edasi, et mitte jääda selleks formaalseks asjade kordapanijaks, vaid püüda ka midagi sisuliselt edasi teha. Aga mu ambitsiooni ei ole praegu siiski mitte rohkem kui sügiseni. Küsimusi? Jah? Siin oli juttu 3000 eurost ja eetikast. Tahaks küsida, et kuidas teil olukord enda sisemise eetikaga kahvab? Kas seda on või ei ole seda enam? Ma ei näe vastuolu kohta. Jah, juristina ei ole minu vastuolu. Aga siis ma tahan kohta. küsida ka seda, et kui te nõustasite revisjoni komisjoni, kuidas sai sinna minna nii palju vigu sisse, mis räägivad praegu täitsa töövõimetuskomisjonist? Millised vigu? Tali tõi välja siin, milliseid asju mööda pannud. Ka teie ju nõustasite. Ma ei tea niimoodi pakkuda, ma ei tea, mis vigu. Ma jätkaksin teistel küsimuse. Ma jätkaksin küsimust, et kas te arvate, et te 8 kuuga suudate siin kõik seda muuta, mida te olete planeerinud? Kõik selle ellu viia ja see muudab valla elu paremaks? Kui võtta nüüd see formaalne pool, siis see peaks muutma vallaelu selgemaks, ausamaks, selles mõttes, et ta on läbipaistvam. Et siin on olnud küsimusi ju korduvalt, et oleks asi läbipaistev. Ei saa niimoodi asju ajada, et ma helistan ja ma saan mingisuguse asja. Siis ongi see, mida heidetakse ette võib-olla Härmalõngale, kellele iganes. Need ongi need asjad, aga see peab ühtemoodi kõigi jaoks kehtima. Need asjad jõuaks küll panna korda. Vaiket ei ole koha peal, ma tahtaks küsida seda, et või äkki uus vallavanem teab, või kuidas te kommenteerite seda, et hooldekodu juhataja on ise omale ilma vallavanema käskirjata maksnud omale lisatasu. Täna ei kommenteeri, aga selle... Tahaks konkreetset vastust. Olete sellest teadlikud, et ta on seda teinud? Ma ei tea, mis puhul, kui palju ja nii edasi, ma ei tea. Veel küsimusi? Tagant. Kuna me oleme seal Härmalõngas jällegi, siis ma küsin niimoodi, et kui need asjad, mida on avatud paljudele inimestele teada olevat, selguvad, et nad on tõsi ja kui selle korda tegemisega seal Härmalõngas selguvad meil seadust mitte nagu täitvad faktid, et kas siis kes ja kas vallandab, laseb lahti, karistab Vaike Lillemäe? Vaike Lillemäe tööandjaks on, ma ütleme, siis vallavanem, vallavalitsus, vallavanem. Et kui seal on tõesti midagi Vaike võtab veel, kui seal tõesti vastab kõik see tõele, mis on ja tuleb veel päevavalgele midagi musta, et kas teie annate oma sõna, et jah, me saame sellest teada ja jah, inimene saab karistatud? Jah, te saate sellest teada. Meil on kokkulepe, et veebruarikuu jooksul me teeme selle korraliku sellise analüüsi, uurimise, et mitte öelda auditi.
see esitatakse ka volikogule, ma tahan loota, et see läheb siis ka protokolli juurde ja läbi selle on ta kindlasti avalik. Volikogu istung on avalik, nii et kõik on oodatud kuulama siis, milline see analüüs on. Kui sealt tulevad välja küllaldased põhjused, mis väärivad lahtilaskmist, loomulikult. Aitäh! Võtame sealt. Siin on neid süüdistusi hästi palju on nii Ärvalõnga kui vallavolikogu selle. Kas te ei ole mõtelnud äkki tehaks kohalik audit, tellida sisse? Siis oleks tagatud see ka sõltumatus. Sest praegu, kui teie teete auditi, jääb ikkagi rahval arvamus, et äkki mätsiti maha, äkki midagi teha. Kui leiti 3000 eurot kulutada juriidiliseks konsultatsiooniks, auditiks. Ja ma usun, vallad olid kahele. See on nüüd, see on selles mõttes natuke see kaks. Siis paud kõik spekulatsioonid asjadega, muidu me seda räägime kümneid ja kümneid aastaid, kuidas seal küll on ärastatud, küll on erastatud, küll on asju kaduma läinud, küll on tehtud mingisuguseid asju. See tooks võib-olla selgust majja. Auditiga on niimoodi, et arvestades seda, et raha on kogu aeg napib, siis majandusaasta aruannet tuleb nagunii audiitorfirma auditeerima. Ja me siin valitsuses vaatasime hinnapakkumised läbi ja kavatseme nüüd esmaspäevaks teha volikogule ettepaneku kinnitada audiitorfirma ELS. Seesama, kes tegi eelmisel aastal korraliku töö, et me saame minna nüüd see ja järgmine aasta sama audiitorfirmaga edasi. Ja kuivõrd auditit tehakse, ühelt poolt on see nüüd kitsalt majandusaasta aruande auditeerimine, finantsaudit, siis teisalt audiitor peab pöörama tähelepanu sellele, millele juhtkond palub tal tähelepanu pöörata. Et me saame lasta tal Härmalõnga tegevust, eelkõige seda rahalist poolt, eraldi vaadata. Miinus on asja juures see, et audiitor tuleb alles tükki aja pärast. Et me peame, ilmselt mitte enne maikuud. Et lihtsalt oodata on sinnani. Et me ise saame uurida praegu, aga 2 audiitorit, kui kinni maksta, oleks võib-olla palju. Aitäh! Mis on küsimuse? Me oleme rahvas siin ja me oleme oma valla inimesed. Meil on raamatupidajaid, meil on juriste, meil on kõiki olemas. Ja need dokumendid on võimalik läbi vaadata. Ja nende dokumentide ausus ja lepingute ja kõik muud asjad on võimalik teha. Ja mingisugust auditit ühesõnaga väljastpoolt, kes siinset olukorda ei tunne. No andke andeks. Tõesti võib-olla võimalik leida meie vallas auditeerija, kes meil on audit. Et see raamatupidamine on väga olnud suur probleem. Et väga Talle sai see saatuslikuks, see Marja Võõbuse raamatupidamise töö ja teie lunite nüüd tagasi. Nüüd on võimalus küsida raamatupidajad meil siin olemas. Miks ta läks ja miks ta tagasi tulla ei taha? Otse inimese käest. Ei, miks me oleme seda temaga korduvalt rääkida. Aga rahvas tahab teada. Ma ei saa tema eest rääkida, aga ma mõistan seda, et elu on läinud edasi. Tema on oma valikutega läinud edasi. Tema praegune elu on piisavalt väljakutseid pakkuv ja ka huvitav. Selle tõttu on ta raske keerata ilmselt ka kohe otsa ümber. Ehkki ta on 3 korda ära läinud, 2 korda tagasi tulnud. Et võiks nagu harrastada seda, et 3 kohtuseadus tulla 3. kord veel tagasi. Ta on tööd teinud, ta on lihtsalt korraks neid laua tagant ära. Tal on kõige lihtsam seda tööd jätkata. Ja minul isiklikult ei ole probleemi sellega, kui ta tuleks. Ta on asjatundlik inimene, no miks ta ei peaks seda tööd hästi tegema? Küsimus oli, et mis väga läks. Mis te tagasi tulla ei taha? Volikogus on nii palju keetistada selle viimase aja jooksul, et ma lihtsalt ma leian, et ma ei pea seda tegema, lihtsalt ei pea ennast viskama nende ette jälle, et davai, öelge mulle nüüd halvasti, mis teil aga pähe tuleb. Äkki enam ei öelda, lootma ei tea. Kuidas te uuele vallavanemale, kuidas te kavatsete tagada selle, et volikogu hakkaks toimima? Vallavanem ei tea volikogu toimimist üldse tagama, seda peab volikogu ise hakkama saama. Küll aga saan mina siin abiks olla juristina, ma saan juhatada volikogu selles osas, mis õigusakte puudutab. Ma olen aru saanud ka sellest, et praeguses volikogus on olnud juriidilist teadmist puudus. Paljuski selle tõttu on olnud seal ka selliseid kiivas või lõpakaid selliseid asjaajamisi.
et võib-olla ma saaks toetada sellise kindluse loomisel, et milline käik on kindlam või õigem, milline vähem. Sest selline ebakindlus või teatud mõttes oskamatus ja paratamatult silma. Seesama asi käib ka revisjonikomisjoni kohta. Nad ei pruugi osata kontrollimisi teha nii, nagu asi oleks õige, sest et neil puudub selleks ettevalmistus. Et ma saan toetada oma teadmiste kohaselt, kuid ma ei saa tagada, sest volikogu on selles mõttes ikkagi minust kõrgem, et nad ise otsustavad. Ja kui minust ei meeldi, siis juhtub see, mis juhtus alles. Siis ma võtaksin selle julguse, loeksin ette Taivo Tali sõnad, mis siin paberi peal on kirjas sellest lühikokkuvõtte siis Tartu ärinõuandla analüüsist, mis on siis tehtud, kes analüüsis hooldekodu finantsseisu. Nii, põhipunktid, mis siis on välja toodud, on see, et hooldekodu lõpetas aastal 2011 suure tegevuskahjumiga. Eelarve lasti minna suurde miinusesse ja tehti kulutusi, mis ületasid tunduvalt eelarvet ja ei ole olnud alati põhjendatud. See oli siis esimene punkt. Teiseks, hooldekodu ehitustööde teenuste kütte ostmisel ja eriti uue sõiduauto ostmisel ei ole näha, et on võetud pakkumisi ning eiratud nii vallavara kasutamise korda ja riigihangete seadust. Revisjonikomisjon, kes teostas 2011. aasta suvel kontrolli hooldekodu üle, ei toonud uue sõiduauto Toyota Verso ostmist 2010. aasta ilma hanke korraldamiseta oma aktis välja. Tekib küsimus, kas vaikiti sellest tahtlikult või ei ole osatud seda probleemi üles võtta. Siit edasi võib tekkida küsimus revisjonikomisjoni usaldusväärsuses. Hooldekodu juhataja on tekitanud suuri kulusid hooldekodu sõiduauto ja mobiiltelefoni kasutamisel, ületanud töölepinguga kehtestatud limiiti telefonikõnede puhul suurel määral ja kasutanud valla autot ja mobiili volikogu liikmena oma poliitiliste huvide realiseerimiseks, mille puhul on tegemist huvide konfliktiga. 4. Hooldekodu juhataja on ise ilma vallavanema käskirjata endale maksnud lisatasu. Hooldekodu juhataja Vaike Lillemäe põhjendas neid probleeme igakülgselt ja tunnistas need probleemid ja rikkumised omaks. Leppisime kokku, et edaspidi parandatakse asutuse asjaajamist, juhtimist ja ta korvab vallale tehtud kahju. Nimelt on Vaike Lillemäe hooldekodu juhatajana ja samal ajal volikogu liikmena ametiisikuna tellinud minule teadaolevatel aastatel 2010–2012 sama valimisliidu, kuhu ta kuulub, liikmetelt Toivo Mardisalu ja Aarne Väljaots suures koguses kaupa 1000 eurode eest ja seda ka pakkumisi võtmata. See on selgelt huvide konflikt ja võib näida korruptiivse tegevusena. Korruptsiooni siin küll ei ole, kuid tehingud peavad ka näima puhtana. Ehk tahan öelda, et ei ole eetiline kasutada oma positsiooni volikogu juhtiva valimisliidu liige ja samal ajal vallale kuuluva ametiasutuse juht ning võtta kaupa ja teenuseid sama valimisliidu liikmetelt, kes on ka ametiisikud, volikogu liikmed juhtivas valimisliidus. Mõistan seda, et raha peaks ringlema kodukohas ja on mõistlik toetada oma ettevõtteid. Pooldan seda täielikult, kuid huvide konflikt jääb. Soliidne oleks tehingud lõpetada. Siis on Pokal 18. jaanuar aastal 2013, Taivo Tali, vallavanem. Ja need olid siis tema sõnad. Lause on see, et enne lõplikku ostu sooritamist käisid hinnapakkumisi teinud automüügifirmades välja pakutud autodega tutvumas ja nende võimaluse uurimas volikogu liikmed Aarne Väljaots ja Toivo Mardisalu. Meil on vallamaja, kus te alati saate küsimusi. Ja teid on oodatud sinna. Edasi see, et me ootame kuni oktoobriga ootame välja. Et see, kas seal on tegemist nüüd mingisuguste rikkumiste või millega, eks ole, siis see sama kiri, mis nüüd viimati sai nagu loetud, see läheb meil nüüd uurimisele. Kui seal on rikkumised, siis see tuleb välja. Kui seal ei ole rikkumisi, siis ma ei tea, loeme arusaamatuseks või milleks iganes. See ei ole praegu tema tagasiastumine tingitud ühestki konkreetsest rikkumisest. Ta saab aru sellest, et kogu see möll, mis toimub, on väga palju tema enda isikuga seotud ja selleks, et lihtsalt natukese aidata rahule kaasa, siis ta leidis, et astuks tagasi. Uurime läbi ja teeme oma seisukoha järelmi sellest ja see järeldus läheb volikogule. Et ühesõnaga ikkagi, kuna Vaike Lillemäe kuulub oma kuldne kolmik kuulub ikkagi ka valimisliitu ja nad seal pukis, nemad ise siis nagu põhimõtteliselt otsustavad, mis nad ise endaga teevad.
noh, teoreetiliselt küll, mitte seda.